Ma alati võtan igaks juhuks natukene rohkem riideid kaasa pildistamistele ja ehteid, et saaks koha peal kombineerida. Et kui tuleb mingisugune idee näiteks koos fotograafiga, et oi, et just selle taustaga sobis hoopiski see kleit või too kleit või paneks siia mingi asja juurde, et siis mul on see vabadus, et kogu aeg nagu ümber mängida. Supermodell, kui vahepeal vaatad, siis midagi jääb silma, et mida võiks ise ka teha. Aga koduspeegli ees harjutanud ei ole? Võt, niimoodi otseselt, et nüüd ma täna harjutan koduspeegli ees, nii ei ole, aga eks vahepeal ikka on nii olnud. Et vaatan, kuidas ma nüüd võiksin jääda pildi peale. No mis see kõige parem lukk on? Ma tõesti ei tea. See on meil juba pildistatud. Üks on siis ühesõnaga selline näitab nagu Getteri šikimat poolt. Et kui ta muidu alati sellistes nunnudes kleidikestes, siis see on nagu selline poisilik glämm pool temast. See bluus, seda ma nägin täna esimest korda, aga see sai ka juba mulle kohe nii kalliks. Ja osutades tegelikult need pagunid kuuluvad selle kleidi juurde lõpuks, millega ta Eurovisioonile läheb. Ja ma korraks laenasin paguneid siia riietusele, aga tegelikult juba täna ma õmblen nad siia kleidi külge. See on veel natukene niimoodi pooleldi valmimas. Teil on õmblemine täies hoos, jah? Jaa. Ühesõnaga, iga viimane minut tuleb ära kasutada. Jaa, me saame selle homseks valmis. Et ühesõnaga, alumine osa on süke hästi lai, kohev ja juhin tähelepanu sellele kraele, et siia nagu on peale on paigaldatud süke kile, et mis tähendab seda, et seda kraed saab puhastada veega või lapiga. Ehk siis muidu kui oleks lihtsalt valge krae ja on hästi palju proove, et siis ta ju lõpuks määrtub ära ja samas kui puhastada teda kogu aeg seda kangastut, siis ta lõpuks on inetu. Eurovisioonil on siis see üks värv on põhivärv, mis eristabki teda taustatantsijatest. Ja taustatantsijatel on põhivärv must, aga on juures kertsevärvilised detailid, siis kollased, roosad, sinised. Need on tema taustapoiste nööbid, need me peame homseks ka ette õmblema. Need on spreivärvid, nendest tulevad siis Eurovisiooni Getteri taustatantsijate parukad värvime nendega ära ja tennised kollaseks, rooseks, siniseks. Täna meil on natukene nagu lihtsam variant, et sellest, mis võib-olla algselt Eurovisioonil oli, et kuna me keegi ei tea, kes tal seal Saksas hakkab tegema seda, et kuna me siit omalt poolt peame mingid seletused kaasa andma, et siis peab olema valmis kõigeks, et iga inimene saaks hakkama tal seal. Mismoodi sa need selgitused kaasa annad talle, siis sa kirjutad paberi peale välja? Ja teen mingit skeemi kellegile, sellele X inimesele, kes hakkab nendega tegelema, et joonistame põhimõtteliselt nagu värvilised pildid kaasa neile. Majad jäävad, et võib-olla lihtsalt mina ei liigu nii palju, kui ma eelmine kord siin Eesti Laulu liikusin, sest veidike raske on laulda ja tantsida koos, kuigi seda peab harjutama, et siis varsti enam pole äkki nii hull seda kõike koos teha, aga lihtsalt hingeldama jääb. Majad me võtame kaasa, aga mitte kahjuks küll kõiki ma ju ei ole võimalik kaasa võtta. Siin on väga palju tehnilisi probleeme, miks me ei saa kõiki võtta. Üks on see, et lennukisse pakkida, aga teine see, et seal lava peale tõstmine ei ole üldse nii lihtne nagu siin Eesti Laulul, et iga osaline võtab ühe maja endale kaelasse, tõstab enne esinemist lavale, et seal on see reglement palju keerulisem ja see bürokraatiat on palju rohkem ja see eelarve läheks lihtsalt niivõrd käest ära. Ja sul on muudatusi taustalauljate hulgas, ma saan aru? Jah, üks taustalaulja on meil uus, kes Anna Põldvee. Ma veel teda pole näinud, aga täna esimest korda proovis näen.
sellepärast, et meie kallis Teele on nüüd Eesti otsib superstaari saates. Ja tema tähelend on praegu seal. Oskasid sa omalt poolt talle soovitusi ka anda, et mismoodi superstaaris hästi esineda? Ole sina ise ja esine enesekindlalt. See lugu ja kõik ei olnud mõeldud üldse mitte Eurovisiooni jaoks. Pigem see oli nagu tore ületus, et Keter sinna selle Eesti Laulu võitis ja Eurovisioonile läheb. Ja seetõttu see plaat oli nii või naa plaanis.